Kristus on üles tõusnud ja kogudus vastab, ta on tõesti üles tõusnud. 2000 aastat tagasi öeldud neid sõnu mitte nii veendunult ja mitte nii võidukalt, kui naised tulid jüngrite juurde ja ütlesid, Jeesus on üles tõusnud. Siis jüngrid, kes vaatamata sellele, et nad neid naisi eriti ei uskunud, jooksid haua peale ja tulid ja ütlesid teistele, tõepoolest, ta on üles tõusnud. Head sõbrad, tänases kriisi ajas maitseb see sõnum väga hästi. Eriti magusalt. Täna mõistame jüngrite valu ja ebakindlust tuleviku ees, enam kui ainult 6 aega tagasi. Kui täna januneme samamoodi nagu jüngridki, et teda näha, et temaga kohtuda, tema abi järele, tema väe järele, tema lahenduste järele, nii nagu jüngridki seda tegid. Maailmas ahistatakse teid, aga olge julged. Mina olen maailma ära võitnud, ütleb üles tõusnud Jeesus Kristus. Otse kui hirv. Igatseb veeojade järele. Nõnda igatseb mu hing sinu juurde, Jumal. Mu hing januneb elava Jumala järele. Millal ma tulen ja näen Jumala palet? Taaveti 42. psalm. Ja Johannese 20. peatükis Maarja Magdalena tuli hauale nädala esimese päeva varahommikul, kui oli alles pime, ja nägi, et kivi oli haualt ära tõstetud. Kui ta seda oli öelnud, pöördus ta ümber ja nägi Jeesus seismas, aga ta ei teadnud, et see on Jeesus. Ja Jeesus ütles talle, Maarja. Too pöördus ümber ja ütles talle heebrea keeles, Rabuni, see tähendab õpetaja. Maarja Magdalena tuli ja kuulutas jüngritele, ma olen näinud Issandat. Jeesuse ülestõusmine surnuist toimub purunenud lootuste maailmas. Evangeeliumides viidatakse vaid põgusalt, et Jeesus oli Maarja Magdalena või võib ka öelda Maarja Magdalast vabastanud kurjadest vaimudest. Ta oli saanud terveks. Temast sai üks kõige andunum Jeesuse järgija, Jeesuse jünger. Ta järgnes talle ristilöömist paika ja hauale, kuhu Arimaatia Joosep Jeesuse mattis. Piibel ei räägi, mis ta hinges toimub. Imetlen naiste ustavust. Naiste ustavat armastust, kes pärast hingamispäeva hauale lähevad, ka siis, kui meeste ratsionaalne meel ütleb, see etapp on elus läbi. Teda pole enam. Aga nemad jätkavad. Jätkavad nende väikeste asjadega, millega saavad. Jeesuse järgijatest mehed on oma valus peitu pugenud. Neil on häbi, nad on segaduses. Mehed langevad enam enesehaletsusse, sest nad on ka enesekindlamad. Olen näinud praegusel kriisi ajal väga erinevat reageerimist sellele, mis ka meie ajal, meie ümber, selles maailmas, kus meie elame, kus meie küsime ja otsime, väga erinevat reageerimist. See, mis toimub ülestõusmispüha hommikul, see šokeerib kõiki, absoluutselt kõiki, nii naisi kui mehi, usklikke, uskmatuid, kes sellest kuulevad, üle selle, mida osati uskuda, mida osati loota. Surmas kustuvad kõik inimlikud lootused, kuid ülestõusmises annab Jumal oma pojale elu. 40 päeva peale ülestõusmist Jeesus taastab lootuse kaotanud jüngrite usu ning
läheb tagasi oma isa juurde, kus ta tuleb aegade lõpul tagasi oma kogudusele järgi. Rääkisin ühe oma tütrega suurel reedel Kristuse kannatustest ja nende päevade tähendusest. Ta tunnistas, et on keeruline emotsionaalselt nende päevadesse sisse elada. Eelkõige ka sellesse kurbusesse. Eriti veel, kui sa tead, milline on loo lõpp. Tõesti, see ei ole ka eesmärk. Jeesus ei kutsunud meid mitte ennast haletsema, vaid ta ütleb naistele, kes tema pärast nutavad, ärge nutke mind. Nutke iseeneste pärast. Nutke oma laste pärast. Millele või kellele on meil loota, on tänase päeva küsimus. Selle loo valguses kutsun teid üles mõtlema elule, aga ka surmale ja igavikule. 1. Korintuse 15. peatükis, 12. salmist edasi, 1. Korintuse 15. peatükis ja 12. salmist edasi, kuni 26. apostel Paulus kirjutab nii. Kui aga Kristusest kuulutatakse, et ta on üles äratatud surnuist, kuidas siis mõned teie seast ütlevad, et surnute ülestõusmist ei ole? Aga kui surnute ülestõusmist ei ole, siis ei ole ka Kristust üles äratatud. Aga kui Kristust ei ole üles äratatud, siis tähendab see, et ka meie jutlus on tühine ja tühine on teie usk. Ja meid leitakse siis olevat Jumala valetunnistajad, sest me oleme tunnistanud Jumalale vastu, et ta on üles äratanud Kristuse, keda ta ei ole üles äratanud, sel juhul, kui surnuid üles ei äratata. Sest kui surnuid üles ei äratata, siis ei ole ka Kristust üles äratatud. Kui aga Kristust ei ole üles äratatud, siis on teie usk tühine, siis te olete alles oma pattudes. Nii on siis ka hukkunud need, kes on Kristuses magama läinud. Kui me loodame Kristuse peale üksnes selles elus, siis me oleme kõigist inimestest armetumad. Nüüd aga on Kristus üles äratatud surnuist uudse viljana magama läinutest, et surm on tulnud inimese kaudu, siis tuleb ka surnute ülestõusmine inimese kaudu. Sest nõnda nagu kõik inimesed surevad Aadamas, nõnda tehakse ka kõik elavaks Kristuses. Aga igaüks oma järjekorras. Uudse viljana Kristus, pärast seda Kristuse omad tema taastulekul ja siis tuleb lõpp. Kui ta loovutab kuningriigi Jumalale ja Isale, olles kõrvaldanud iga valitsuse ja iga meelevalla ja väe, sest tema peab valitsema kuningana, kuni Jumal paneb kõik vaenlased tema jalga alla. Viimse vaenlasena kõrvaldatakse surm. Apostel Pauluse jaoks on Kristuse ülestõusmise fakt absoluutne elu nurgakivi. Küsimus pole selles, mida inimene usub või ei usu. Küsimus on selles, kui Kristus äratati Jumala poolt surnuist üles, siis on igal inimesel lootust surmajärgsele elule. Just seda markeerib Paulus ülijõuliselt selles loos. See on tema jaoks samasugune realiteet nagu maa külgetõmbejõud. Kui Kristust ei ole üles äratatud, ütleb ta, siis on kogu 2000-aastane kristliku koguduse kuulutus olnud valetunnistamine. Mu elus on olnud kohti, kus olen sellele väga tõsiselt järele mõelnud. Selleks on sundinud mind mu ateismi aja kooliõpetajad, kes küsisid, poiss, millesse sa usud? Ükski mõistlik inimene meie ajal ei usu sellesse. Aga mind on küsima pannud ka mu oma lapsed, kes oma isikliku usu otsingutel on käinud läbi tõsiste küsimuste esitamise perioodist. Kuid ma arvan, et rohkem kui ühe korra on tulnud kurat ise ja küsinud, millele sa mees loodad.
Paulus ütleb, siis, kui Kristust ei ole üles äratatud, on teie usk tühine. See tähendab, rajatud millelegi, mida ei ole olemas. Nagu õhku täis õhupall, mull, millel pole reaalsusega midagi pistmist. Vandeteooriad koroonakriisi põhjuste ümber oleks lapse mäng 2000 aasta pikkuse massiivse valetamise kõrval, kui Kristus ei oleks üles äratatud surnuist. Kui ma olin teismeline, sellel ajal, kui õpetajad ütlesid, et poiss, millele sa loodad, mida sa usud, siis minu argumendiks oli minu vanaisa usk. Ta oli ratsionaalne, ta oli reaalaineid armastav, ta oli loodusteadusi uuriv, loomult pigem skeptiline Eesti mees. Elus palju näinud, kannatanud, tugev ja sihikindel, kuid veendunud Jeesusesse uskuja. Mõtlesin toona, et kui selline mees usub Jeesusesse ja tema üles tõusmist, siis ei karda minagi seda teha. Hiljem lisandus muid argumente ka. Üks neist täna, ma tsiteerin, Ameerika filosoof ja teoloog William Lane Craig on kirjutanud: ilma usuta üles tõusmisesse ei oleks kristlik usk saanudki tekkida. Jüngrid oleksid jäänud löödud, murest murtud meesteks, isegi kui nad jätkanuks Jeesuse kui oma armastatud õpetaja mälestamist, oleks tema risti löömine igaveseks kaotanud lootused temale kui messiale. Rist oleks jäänud tema karjääri kurvaks, häbistavaks lõpuks. Seega sõltub kristluse algus esimeste jüngrite usust, et Jumal äratas Jeesuse surnuist üles. Ülestõusmist püha sündmused näitavad, et Jeesuse jüngrid ei olnud kergeusklikud mehed. Tühja sauas inglitega kohtunud naiste tunnistuse kohta öeldakse Luuka evangeeliumis, et need sõnad paistsid nende silmis otse kui tühi jutt. Ja nad ei uskunud naisi. Me mehed vahel ei tee seda. Hiljem teame, ei andnud Peetrusele ja Johannesele kuuldu rahu ning hauale joostes leidsid nad kõik täpselt nii, nagu naised olid rääkinud. Kostub kõrvus, ma ju ütlesin sulle. Kui Jeesus aga ilmub teist korda jüngritele, saab isegi kahtleja Toomas Jeesuse haavaarmides kätt katsuda ja tema külge, kus oli armistunud piigihaav. Toomas saab usklikuks. Teiseks Paulus ütleb, et kui Kristust ei ole üles äratatud, siis te olete alles oma pattudes. Mida see tähendab? Pettus, mis jätkuks, seisneks selles. Kogu Jeesuse õpetus, mida paljud mittekristlasedki imetlevad, räägib ju tegelikult vaid ühest. Jeesuse elu ühest missioonist. Ta tuli siia maailma, et kanda inimkonna patukaristus. Tuua iseennast süütuks ohvriks. Jumala vastu astunud Aadamale ütleb Jumal, oma palge higis pead sa leiba sööma, kuni sa jälle mullaks saad. 1. Moosese 3.19. Ja see kirjutati omajagu ennem Tammsaare Tõde ja õigust, aga kõlab väga sarnaselt. Eesti keeles võiks selle asja nimi olla hingevaev. Hingevaev. Jeesus ütles, kes usub pojasse, sellel on igavene elu, aga kes ei kuula poja sõna, see ei näe elu, vaid tema peale jääb Jumala viha. Johannese 3.36. See jääb oma hingevaeva sisse. Nagu Andres oma sohu. Mulle tundub, et see oligi tema probleem. Ta jäi oma hingevaeva sisse kinni. See juhtub, kui Kristus poleks surnuist üles tõusnud või meil ei oleks usku
selle sisse. Head sõbrad, täna ülestõusmispüha hommikul, kes te oma kodudes elate kaasa sellele jumalateenistusele ja ülestõusmispüha sündmuste üle mõtlete. Teate, liiga palju on neid lugusid, kus Jeesusega kohtunud inimesed leiavad usu. Nii usu Jumalasse, aga nad leiavad usu iseendasse. Nad leiavad usu oma elu mõttekusse, nad leiavad usu, et tasub uuesti alustada, on võimalik uuesti alustada. Meie pere, Saulus või Paulus on mu isa. Ma olen nii palju sellest rääkinud, aga alles hiljaaegu me Veikoga rääkisime tema üle ja mul on väga hea meel, Veiko, et sulle mu isa tunnistus ja elu ja isik korda läheb. Möödunud aastal tähistas isa 80. juubelit. Püüdsin ta elu üksikasju veel kord üle uurida, üle küsida, olen sellest palju rääkinud, kuid minu jaoks tema elu muutus, see on suurim, mida võin ette kujutada. Ta oli usklikus kodus kasvanud poiss, kui 13-aastaselt ta ema suri. Ta põgenes kodunt ja püüdis omal käel 50., 60. aastatel siinsamas Eestis hakkama saada. Oma hingevaeva ja valu tuimestas ta alkoholiga. Temast sai noorena, 20-ndates juba alkohoolik. Ta lõhkus oma tervise ja ta lõpetas vanglas. Kui ta poolõde mitme aasta järel isa palvel, kes siin Tallinnas elas, koos teiste usklike noortega Lõuna-Eestis oli, siis isa oli palunud otsi Aare üles. Ja kuskilt Lõuna-Eesti Tõrva lähedalt kolhoosi korterist leidis ta tema üles, aga ta ei suutnud endale jalgu alla võtta. Kuid siiski, järgmisel hommikul läks ta usklike noortega, kes talle järgi tulid Tõrva palvelasse, kus ta oli vanaemaga käinud pühapäevakoolis. Midagi sai alguse sellest uuest kohtumisest. Midagi ärkas seal kuuldust ja kogetust ta sees üles. Ühel ööl ta palub nagu ei kunagi varem, et Jumal andestaks ta patud ja annaks uue elu võimaluse. Mõne aasta pärast on ta abielus, 2 lapse isa ning alustab oma 40-aastast pastori karjääri. Hiljem oli lapsi kokku 6. Umbes 15 kirjutatud raamatust 2 esimest olid tal lood, mida kogus inimestelt, kes olid läbi elanud uuesti sünni. Nad olid kohtunud elava Jeesusega. Surnud Jeesus ei inspireeriks mitte kedagi. Peetrus, kes ühes Johannesega oli kinni võetud sellesama suurkohtu poolt, kes Jeesuse vaid paar kuud enne seda olid surma mõistnud, kõneleb nende ees sellise veendumusega. Siis olgu teile kõigile ja kogu Iisraeli rahvale teada, et see Jeesus, et see sündis Jeesuse Kristuse natsaretlase nime abil, kelle teie lõite risti, aga kelle Jumal on üles äratanud surnuist. Selle sama tõttu seisab see inimene siin teie ees tervena. Jeesus on kivi, mille teie ehitajad olete tunnistanud kõlbmatuks, mis on saanud nurgakiviks. Ja kellegi muu läbi ei ole päästet, sest taeva all ei ole antud inimestele ühtegi teist nime, kelle läbi meid päästetakse. Oma kirjas aastaid hiljem kirjutab Peetrus, 1. Peetruse 2.24. Ta kandis ise meie patud oma ihus üles ristipuule, et meie, olles surnud pattudele, elaksime õigusele. Tema vermete varal te olete terveks saanud. Kui sa täna vaatad seda ülekannet ja tunned, et oled endiselt hingevaevas, siis ma tahan sinuga lõpus palvetada, et su hing saaks vabaks. Ja viimaks, kui Kristust poleks surnust üles äratatud,
siis on hukkunud ka need, kes on Kristusega magama läinud. Kui me loodame Kristuse peale üksnes selles elus, siis me oleme kõigist inimestest armetumad. Meid kõiki on häirinud see, kui palju on viimase kuu jooksul surmast räägitud. Iga päev loetakse surnuid. Teisest küljest see tuletab meile meelde midagi, mis on absoluutselt fundamentaalne, et kõik lihalik sureb. Meil võivad olla erinevad usulised vaated ja sinul, kes sa täna ka seda ülekannet vaatad, sa võib-olla oled uskunud muud teistsugusel viisil. Inimestel on erinevad tõekspidamised, mis aitavad neil tasakaalu iseenestes leida, harmooniat loodusega. Hea aja juurde käis lausa religioosne toitumisnõustamine. See on hea, kui inimesed oma keha ja oma hinge eest hoolt kannavad. Tegelikult ka kristlust tarbitakse hingerahu leidmiseks ja soovist olla õnnistatud oma äris ja elus, kuid ühel päeval tuleb meil kõigil lahkuda siit elust. Surm lõpetab kõik need inimlikud püüdlused end pisut kauem hästi tunda. Ka meditsiinil on kuskil seal piirid. Nii kaua, kui on inimkonda olnud, küsitakse tänaseni, mis saab siis edasi. See pole Pauluse õpetus, vaid see on ilmutus Jumalalt. Et surm on tulnud inimese kaudu, siis tuleb ka surnute üles tõusmine inimese kaudu, sest nõnda nagu kõik inimesed surevad Aadamas, nõnda tehakse ka kõik elavaks Kristuses. Eelmisel pühapäeval oma pereringis olles osaduses murdsime leiba, jagasime selle päeva tähendust. Jumal vaim puudutas mind väga tugevalt. Kui ma olin ka noor kristlane, olin ma üpris muretu, võib-olla isegi ignorantne. Täna 51-aastase mehena ma olen hakanud järjest rohkem mõtlema sellele, et kui Jumal elu ja tervist kingib, on ainult 1/3 ees. 2/3 on selja taga. Ühel päeval tuleb lahkuda. Ma olen õnnistatud usklike vanemate ja vanavanemate poolt, see ei ole minu teene. Ma olen näinud nende elu, aga ma olen näinud ka nende lahkumist siit elust, mõtlen oma vanavanemaid. Mu vanaisa ja vanaema olid 95 ja 92, kui nädalase vahega siit ilmast lahkusid. See oli 16 aastat tagasi. Oma noorema ja vanema tütre kodus, oma viimases voodis olles, elades, võin ma tunnistada, et seesama usk, mis kandis neid läbi väga pika elu, kandis neid ka surmast läbi või sinnani, nii palju, kui mina nägin. Kui vanaema, kes oli olnud ääretult elurõõmus, kes oli mulle laulnud neid pikki lugulaule Ameerika maal ühest usklikust emast, kes elas väikese tütrega ja nii edasi, kes taevaraudteel sõitis sinna, kuhu ema ette oli läinud. Ja ta teadis, et piletit ei ole vaja osta, sest Jeesus on pileti eest maksnud. Kui vanaema hakkas surema, tõstis ta oma käed voodis üles ja ütles Jeesus, Jeesus, Jeesus ja lahkus. Erinevalt elatakse, aga erinevalt ka surrakse. Kui sa sured usus, et Jeesus Kristus on läinud surmast elusse, siis surm ise võib olla hirmutav. Aga see, kuhu sa lähed,
on pigem ligitõmbav, et kohtuda temaga, kes on surnud ja kes on läinud eele meile asemeid valmistama, et tulla ja võtta meid enese juurde, et meiegi oleksime seal, kus tema on. Hea sõber, ma kutsun nüüd koos minuga sind palvetama. Ükskõik, kus sa täna oled oma eluga, ma tean, paljud Nõmme koguduse liikmed, armsad te olete meiega siin täna. Aga võib-olla on neid, kes tunnevad, et mina olen hingevaevas. Mul on hirm. Ma tunnen ebakindlust selle pärast, mis ees seisab. Ja ma tunnen, et minu patt ei ole lepitatud. Minu süü ei ole andeks antud. See elab mu sees. See teeb mulle valu. Siis ma kutsun sind nüüd paluma koos minuga. Kallis Jeesus, kes sa, nagu Erki Tamm jutlustas, oled surnud minu pattude pärast ja kandnud minu karistuse ristipuule, anna mulle andeks minu üleastumised ja patud. Puhasta mind kõigest, millega ma olen oma ja teiste inimeste elu rikkunud. Võta mind vastu, ma palun sind. Ma tahan saada sinu lapseks. Ma tahan saada Jeesusesse uskujaks, sest ma ei näe teist teed. Ja hea sõber, usu seda, Jumal on sind kuulnud. Jumala sõna julgustab meid teda otsima, teda paluma. Sest ta ütleb, et kes otsib, see leiab. Kes palub, see saab. Püha vaim tuleb su sisse ja püha vaim toob su sisse kindla teadmise, et kui sa palud Jeesust ja annad oma elu talle, kes sinu eest ristil suri ja kes üles tõusis, siis sa saad Jumalaga lepitatud. Sa leiad rahu. Ja Jumal, ma tänan sind kõigi inimestega koos täna. Ma tänan selle eest, et selles kurjas maailmas, kus on valu, kus on raskusi, kus on haigusi ja kus lõpuks me sureme, et sellest maailmast oled Jeesus sa läbi läinud ja öelnud, tulge ja järgige mind. Kes käib sinu järel, selle elus ei ole kunagi ükski pime koht nii pime, et sealt ei oleks teed välja. Issand, õnnista kõiki neid inimesi, kes täna tunnevad ennast hingevaevas olevat, neid, kes tunnevad raskustes ennast. Issand, ma palun väga haigete pärast. Ma palun väga ka koroonahaigete pärast, eriti Saaremaal. Issand, üle Eestimaa, üle terve maailma. Jumal, ma palun, et sinu tervendav vägi ja issand, sinu vabastav vägi võiks puudutada neid. Issand, me õnnistame oma maad ja rahvast. Me täname Jumal, et me võime seista koos selle rahvaga. Ja Jeesus, sina oled siin. Sina oled siin, sa armastad meid, sa hoolid meist ja sa tahad anda meile tulevikku. Issand, me usume, et sinuga koos see kriis saab läbi, et sinuga koos saab meie hingekriis lahenduse ja sinuga koos me võime minna surmast ellu, igavesse ellu. Tänu Jeesus sulle, amen.